Kuule reporter, kus sa jääd? Täiesti aega, jälle need uudised. Kelle jaoks me teeme neid nagu? Mitte keegi ei... Tere tulemast kuulama kella 200 uudiseid. Eile kuulutas õpetajate liit välja järjekordset streigi, et protestida kehva palga ja ebasobivate töötingimuste vastu. Õpetajate sõnul ei tohiks õpilaste haridusse olulisi lünki jätta. Meie kavatseme välja selgitada, kuidas asjad tegelikult käivad. Saime või? Oleme see? Issand jumal, nüüd ma pean sinna VGM-i... No nii, olemegi jõudnud Viimsi gümnaasiumi juurde. See on üks paljudest Eesti koolidest, mida on õpetajate streik mõjutanud. Lähme ja vaatame... Johu! Te olete ju need, kes pidite tulema kooli juurde. Vaatame, mis toimub. Ahaa, kas teie oletegi Karmen Paul? Ei, Karmen Paul on streigil. Ma olen lihtsalt Paul. Ah soo. Ja. Olgu. Tule ma näitan sulle, milline elu meil siin koolis käib. Olgu, läheme vaatame üle. Näed, siin on küll meie kooli isi üks, aga siin on praegu vist mingi segadus, siit vist hetkel sisse ei saa. No ma vaatan jah, mis seal toimub. Kus ta on? On ju, kuidas me sisse saame? Keegi võtta kella vastu. Aga lähme proovime sealt poolt. Olgu, teie järel. Näe, siin on meil uus kõrgtehnoloogia. See uks on näotuvastussüsteemiga. Kui sa seisad siin ees umbes 2-3 minutit, siis tuleb keegi ja avab sulle ukse. Näed, hakkas tulema juba. Oh, nii kiirelt. Ja, väga peen ikka ju, väga peen. Suur aitäh teile. Aitäh. No nii, siin on muidu meie kooli administraator. Kurat, miks nii vaikne on? Muusikat, kohe! Meeldib õppida VGM-is. Meeldib õppida VGM-is. Juba parem ju. Väga huvitav lahendus, Juba parem. No nii, oota, miks siin uks lahti on? No lähme vaatame üle siis. No nii. Oot. Kurat, jälle kommikausi kallal. Kõtt, koju, minema. No ikka jooksevad siin. Tüüpilised G1-d. Aga ma tean, mis sulle veel näidata. Tule. No oleme. Näed, VGM-i õpilased. See on nii ennast juhtivad, et nad saavad vahel isegi ilma õpetajata hakkama. Näiteks siin. Praegu vaatavad nad Kristo Siigi videot. Aga kas nad matemaatikat ei peaks Ja tegema? tegelikult siin peaks olema G3 matemaatika, aga läheb nii vahel. No jah. Kohe ma näitan sulle väga tähtsat kohta, sest siin on meie kooli süda. Toilet room. No nii, nagu näha, on siin kõik väga ilus ja puhas, et... Vot nii siis. Mis siin toimub? Aga kust need õpilased siia sisse said? Mis mõttes? See ongi normaalne. Nad õppisid. Tasa, siin on bioloogia tund. Vabandust. Mida? Mis siin toimub? Mis keegi ei istu? Istuge! Palun istuge! Mis toimub? Ma tean, mida teha! Tere, istu! Nii, tänase tunni teema on Palagam Tšaka, vaip! Yes, boss! Nii, igal juhul. Näe, siin on meie kooli labor. Eriti põnev koht. Mul on siin 3 aasta jooksul päris mitu tundi olnud isegi. Mõlemad olid väga huvitavad. Näe, töö täitsa käib. Puhas läbimisoskuste kasutamine. Vaatan jah, noored on täitsa tööl. Päris suur labor isegi selles mõttes. Täitsa paras labor on.
täitsa mõnus, noored saavad. Kuule, ära üldse muretse. Mis see oli? See käib asja juurde, see on tavaline. Issand, kas te pauku ei kuulnudki? See oli ohtlik asi nagu. Mind ei huvita, õpetaja tähtaeg on 2 päeva pärast. No aga kuidas teil edeneb siis, kuidas läheb? No, suht hästi. Teema on juba peaaegu valitud. Kuule, suurepärane ju. Küll jõuate. Päris hästi. Näed, siin on tavaliselt meie armas õpilasnõustaja Birgit. Okei. Vaatame. Birgit, ma unustasin jälle D-vitamiini võtta. Birgit, mu Duolingo striik lõppes ära. Birgit, on kakada, kõik vetsud on kinni. Birgit, kus sa oled? Näe, inglise keele õpilased peavad how-to videot tegema. Hello everyone, today we are here to make a highly requested video because many of you in my comments have been struggling with your English lessons, so today... Võõrkeelte õppijad on eriti tublid. Vaat siin on tõelised võtmeoskused mängus. Nonii, vaatame. Nonii. Päris palju rahvast. Äkki küsiks kellegi kommentaari. Vabandage. Kuidas streik teid mõjutanud on? Чего? Ничего не понимаю. Ich spiele Clash Royale. Не мешай, мы играем Clash Royale. Nii. Vot nii. Ega mina väga midagi aru saan. Ei, ega mina ka mitte. Aga tundub, et töö käib. Ma arvan, et lähme edasi. Nõustun, liigume. Tasa, siin on emakeele õpetajad. Nad on veel viimased, kes pole streigile läinud. Proovime neid mitte ära ilmutada. Sisse võib vaadata, mis seal toimub. Näed, Kristiine annab tundi praegu. On jah, on. Kuidagi väga palju on neid. Rahvast on palju küll. Tõesti. Ärme siis neid ära hirma. Ärme sega. Aga piirume korraks Krügeri juurde. Davai. Esmaspäev, 6. oktoober. Tänavatel ulub tuul ka nagu õpetajate rahakottides ja G3-d ei tea ikka veel tesmata reegleid. Aga mina ei anna alla. Kõik need aastad eesti keele õpetajana on muutnud mind öiseks loomaks. Nad arvavad, et mina peidan end varjudes, aga mina olengi varjud. Mina päästan õpetajate palgad. Kurat, juba 3. kord see nädal. Kuidas see üldse võimalik? No jaa. Noh, võt. Kristiine klassi kiiresti. Mingi 6-7 inimest veel mahub äkki. Kiiresti. Vot, õpilased kordavad siin matemaatika eksamiks. Nonii, veetsimegi siis tänase päeva VGM-is, Viimsi gümnaasiumis. Vaatasime, kas noored õpivad õpetajatest... Kuule, oota. Õpetajad on vist tagasi tulnud. On vist küll, jah? Kuule. Ma ostsin 6-eurose kohvi. Ma maksin SMS laenu ära. Ma ostsin Selverist šokolaadi. Kuule, no ole nüüd. Me saame nädalas ka rohkem taskuraha, kui teie üldse kuus. Mis toimub? No jah, see on ju Viimsi. For what is a man? What has he got? If not himself? Minionid, sel aastal ehitame valmis spordihoone!
One year later. Minionid, sel aastal ehitame valmis spordihoone! One year later. Minionid, sel aastal ehitame valmis spordihoone! Mis siin mingi park on? Viimsipall! Yes, it was mine.